tragedy. I try not to lose what's left of me, but it's gone. Yeah, but we carry on, 'cause we are fine. Niisiis, esimene päev mesilastega tööl. See siin on tehas, ehk siin siis võetakse mesi kärgedest välja ja siin hoitakse mesilaskärgi. Ja siin on selline tehnika, et mõnus sumin on ajal. Kuulete mesilased siin sumisevad ringi. Neid on tohutult palju. Olen 2 korda naelata saanud, aga tundub, et ainult valu ja rohkem midagi ei ole, aga jah, vahepeal siin on ikka päris palju ringi huvitamas. Esimesel päeval väga palju ei teinudki. Laadisime tühjad mesilaskastid peale. Viisime vaha koju ülemusele taha hoovi ja järgmisel hommikul juba vara asusime teele. Tere taas! Oleme teel siis lõunasse, kus on meie mesilastarud hetkel avokadopuude vahel kuskil vist. Sinna on teed umbes 300 kilomeetrit, aga kuna sõidame vähe vanemapoolsemate veoautodega, siis ei käi see tee väga kiiresti, et 80-ga nii edasi võtab väheke aega. Maastik muutub tasapisi ilusamaks, muutub kõnkalisemaks, kui Perti juures oli väga tasane maastik, siis nüüd hakkab ka nägema künkaid ja rohkem igasuguseid puid ja muid loomi ja taimi. Aga siiski enamused on sellised heinamaad või kõrbetahused. Nüüd on näha ka natukene seda maastikku mäest alla sõites. Sõidan autos koos oma ülemusega. That's my boss, Ken. Ken, say hi. Hi, how you going? Ken on lahe vana. I'm just saying that you're a cool bloke. ja mõnusa jutuga ja mõnusa vaimuga. Kohale jõudes oligi meil esimene töö under supering, ehk siis nagu pildilt näha, tõstame täis mesilaste kasti üles, paneme sinna vahele tühja ja ootame, et mesilased ka järgmise tühja ära täidaksid. Nii see töö käis. Esimene päev olin ilma kinnasteta. Siin on tegelikult juba video teisest päevast, kus ma taipasin oma kindad välja otsida. Ja siin vähe aeglasemalt. Ehk siis ideaalis 3 mehe töö. Üks veab tühji kaste, üks tõstab täiskasti, üks murrab lahti ja suitsutab. Edasi loomulikult oli õhtulne töö mesilastarude äratoomine avokadoväljadelt. Sellepärast, et avokado peale hakati pritsima mürki ja kui mesilased sinna jääksid, siis nad kõik sureksid. Olemegi siin avokado istanduses, kus meie mesilastarud on. Siin on näha avokadod ilusti puu otsas reas kõik kasvavad siin. Siin mõni küpsem ära raksutada. Ei olegi küpse, täitsa kõva on. Ja kusjuures nii palju sain teada, et avokadod üldsegi ei olegi valmis, kui neid korjatakse, et need korjataksegi nii siin samamoodi kohalikuks müügiks toorelt enam-vähem ja siis nad saavad külmkapis valmis. Et nagu ma näitasin, isegi see tume, mis nii-öelda peaks arvasin, et valmis on, kena pehme on. Isegi see on tegelikult ikka kivikõva. Siin siis üks tarude kogum, 4 taru ühel alusel. Ja näha on siin, kuidas õhtul siis mesilased kõik koju tulevad, et
et esialgu nad kogunevadki sinna seina külge, sest kõik ei mahu korraga sisse. Ja õhtuti teemegi seda tööd, sellepärast et siis on mesilased kõik koju jõudnud ja ei jää liiga palju maha. Muidugi mingi osa jääb neid maha, aga see on paratamatus. Või siis meie kannatamatus. Ja nii nad päevad lähevad. Siin me sõidame siis hommikul vara peale 4 enne 5. Sõidame mesilastarusid maha panema. Ja niimoodi iga hommikul me siis vuristame iga päev 10 kilomeetreid mööda maakohti ringi. Vastavalt siis kas täismesilastarusid vedades või siis eri kohtade vahel undershooperingi tehes või siis mesilastarusid ära tuues ja nii edasi. Natukene tööst ka, et now I'm just shortly recording it all. Nagu näha, siis mesilased üritavad iga hinna eest läbi minu ülikonna tungida. Siin nagu teisel pool siin üritavad. Ja praegu tõime siia kohta, kus me oleme, tõime hunniku mesilasi ja siis läheme hommikus sööma. Ärkamine oli täna juba kell 5 hommikul. Sellised näevad need mesilastarud välja. Siin nad on, siin nad sumisemad. Ja tõime nad ära avokado istandusest, kus eile filmisime. Ning siin nad nüüd siis asuma hakkavad. Ja siit on näha vist ka niisugust vägevat sassi läinud mesilastaru, ehk siis mida nad enam räkkidele ehk nendele meie poolt seatud asjadele ei sea, aga hoopistükkis teevad ise oma taru, mis näeb väga ilus välja. Vahva. Minu ülesanne praeguse töö puhul ongi suitsu anda neile natukene, et nad ei oleks nii agressiivsed, et me saaksime vähem nõelata. See ongi niimoodi. Nobody home in those two. Those two are pretty much empty. Ja siin on siis üks väiksem töö, kaante crackimine ehk siis lahti murdmine. Ja seda tehakse selleks, et mesilased korjaksid selle laiali voolava mee ära, sest kui me ülemuse kasti ära võtame, mesilased välja suitsutame, siis tol päeval seda crackides oleks meil kõik kohad mett täis ja seda oleks lihtsalt liiga palju. Oh, I just gonna want to grab it and eat it. They're down there cleaning up. Oh. Rightio, okay. Nice. It's liquid gold right there. Suurem osa tööpäevast on läbi. Tulime korraks nii-öelda koju. Selleks, et oodata nii kui mesilased oma tarusse tagasi naasevad ja siis lähme viime paar mesilastarude hunnikut teise kohta. Neid tuleb liigutada sellepärast, et kui mesilased ühes kohas kaua on, siis ühte sorti õietolmust nad ära ei ela, et nad surevad nälga. Seega tuleb neid liigutada ühest sordist teise. Nagu ütlesin, oleme kodus, muidu on vaade ilus, aga praegu nagu näha on igal pool, kus ma kaamera suunan taga on igal pool suits. Kuskil on mingi väga suur metsatulekahju. Ehk siis siin otsetõlkes pöösatulekahju ehk siis bushfire. See on siis, kus me oleme, on endine veiniistandus, mis läks pankrotti ja nüüd ju omanikud. Siin kõrvalmajas on veel eestlasi. Et siin selline väike veinimõisa office on meie maja. Ahendan ümber, et kitsed sisse enda lambad söövad siin ümber rohtu ja vanased veinimäätised. Siuke see meie majakene on siit näha. Siin on meil üks suur laud, gaasigrill, teeme siin süüa. Nagu ikka need gaasigrillid. Siin teeme süüa, grillime. Vesi on voolab, tuleb boilerist sooja vett. Seal magab Matthew, prantsuse poiss.
siin magab Rodney, kohalik. Minu pesa on siin samas. Magamiskotiga siin magab mina. Ja meie boss Kenneth West magab siin voodis. Ja midagi erilist, endine Veinimõisa office, nagu näha on seina peale mingisugused viinamarja puhtust näitavad asjad, tabelid. Ja siin me siis oleme. Päev läbi tõstame mesilastarusid ühest hunnikust teise. Kastid, millest ma rääkisin, on sellised. Siin on need kastid näha. Need kastid on siis, muidu nad ei ole kuigi rasked, aga kui nad ikka mett täis on, siis nad kaluvad ja mett ja mesilasi täis. Kaluvad oma 50 kilo. Ja praegu ma olen veidi laisk siin, räägin juttu, aga siit sellise kraanaga käib siis tarude peale tõstmine. Nagu näha, mõni mees siin rühkub juba usinast jõlut. Aga peab vist ka käed külge panema. Nagu ikka ärkasime kella 4-st, 5 jõudsime juba nii-öelda esimese punkti, kus tööd oli vaja näha, laadusime mesilased peale. Ja nüüd on aeg hommikut süüa. Mango. Võt sellist värvi on siin mangod. Asi käib lihtsalt mangot süües. Teed sälgud peale, koorid koore maha ja siis luristad süüa mõnusad mahlast mangot. Lausa pritsiga. Vaat, selline hommikusöök. See mango maksis mulle muidugi $7, ma ei tea, mis kuradi pood see selline oli, aga muidu on enam $3–6 kilo vist umbes. Aga noh, head isu mulle. Ja nii ta käib. Hommikul mesilased maha, under shoopering, õhtul uues kohas nagu siin jälle mesilased peale, järgmises kohas maha ja nii need päevad lähevad. Seekord me ühtegi mesitaru kaasa ei võtnud, aga järgmisel nädalal juba võtsime. Siin ma üritasin filmida ühte sükust rippuvat lapikut mesilaste sülemit, mis rippus täiesti tarust eemal. Ja siin on ka näha, kuidas mesilased kahe taru vahel teineteisest kinni hoiavad. Päris ägedad loomad need mesilased. Järgmises osas raputan tünne, kolin treilerisse, näen oma esimest madu ja teen head paremat süüa.